2018 aastal oli Ida-Virumaal 35 000 turisti rohkem kui 2017 aastal. Ja sellega oleme me Eestis kõige kiiremini kasvav turismipiirkond täna. 10 aastat tagasi oli Ida-Virumaa selline valge laigu sihtkoht, kui muude Eesti sihtkohtade kaupa tunti, kus olid tuulikud, kus oli meri, kus olid metsad, siis Ida-Virumaa kohta keegi ei teadnud, mis see oli. Valge laik, natuke kardeti, natuke oli hirmutav, aga natuke oli põnev ka. Kui me 2005 oktoobris avasime kontserdimaja, siis tegelikult selle laviini, seda negatiivset eelarvamust saime me endale kaela. Ja siis iga natukese aja tagant tuli Eesti meedias mingi selline katastroofipiirkonna artikkel. Ja see oli kõigile siin tegutsejatele probleemiks, seepärast, et kui keegi ei taha Ida-Virumaale tulla, siis ei tulda ka nende juurde. Ja me mõtlesime, et me peame nagu seljad kokku panema, koos reklaami tegema, koos ühise sõnumi välja mõtlema. Ja me proovisime siis alustada sellest, et me kõigepealt hakkame omavahel positiivset infot liigutama, mis teil on uudist, mis teil on uudist, et me saaksime sellise suurema positiivse infovoogu iga kord, kui me maakonnast kuskile väljapoole läheme ja räägime, et näete, meil juhtub seda, teist ja kolmandat. Maakonna jaoks on klaster selles mõttes päris suur päästerõngas minu meelest, et ta loob oluliselt positiivset kuvandit, mida on meil maakonnale vaja. Selles mõttes ma arvan, et seda peaks õppima turundusõpikutes, kuidas sellisest avastamata maast tehakse ihaldatud sihtpunkt. Me oleme leidnud omale oma näo, mis on meid inspireerinud ja mis tuleb sellest paigast endast. Me ei saa mööda minna sellest ajaloost, mis siin maakonnas on. Aga kuidas seda positiivseks pöörata? See oli tegelikult see väljakutse ja ma arvan, et tänaseks on see väga hästi õnnestunud, sest et see, kuidas me eristume, see, kuidas me ütleme, et ole julge, tule seiklema, proovi siin midagi, mida sa mujal ei saa kogeda, see tegelikult kõnetab ja selle üle mul on väga hea meel.